Meil tuli mõni aeg tagasi tegelikult Liisbet küsis mult selle küsimuse, miks on nii, et kui tuleb kevad, siis mu nahk hakkab muutuma ja kuidagi toimib mingi muutus ja siis tuleb suvi ja muutusi tuleb jälle ja sügis ja see vurr lihtsalt keerleb ja keerleb. Konsulteerisin emmega ja jõudsin siis sellisele järeldusele. Nahk muutub vastavalt aastaaegadele sellepärast, et vee ja toitainete tasakaal ja naha kaitsebarjäär muutuvad. Kui õues on jahe ja tuuline, aga siseruumides küte huugab ja on soe, siis nahk muutub väga õrnaks, sest et kaks täiesti erinevat kliimat. Sina näed seda nii, et nahk punetab, kuivab, on punnid, on laiguline, kui suvel, sügisel ja talvel võib hakkama saada baastoodetega ehk siis puhastustoode, näovesi ja kreem. Kevadel võib sellest natukene väheks jääda. Kui sa vaatad peeglisse ja näed punetust, kestendust, jooni ja kortsukesi ja isegi lõtvunud kohti, siis sul võib olla abi näoõlist. Õli tundub selline rasvane toode, mida on hästi keeruline nahahooldusrutiini sobitada. Nipp on see, et pane näoõli paar tilka kõigepealt näo peale ja alles siis pane kreem peale. Siis ei ole seda õlist rasket ja sellist isegi osad õlidega on selline kleepuv tunne. Näoõli on nagu või leival. Ehk siis kui seda ei ole, siis sul on ainult leib ja nahk on kuiv. Kreem on selle võileiva näite puhul siis võileiva kate, see maitsev ja mitmekesine osa, mida või veel maitsevaks muudab. Ja kui sulle meeldib klubi võileib, insert pick, siis pihusta kreemi või jumestuskreemi peale Care & Fix näoudu. See lukustab niiskuse ja meigi, vähendab punetust ja on ka ülihea lõhnateraapia.